Tere hommikust, mu kallid kuulajad. See on siis taro lugemise video 4 erineva grupiga. Esimene, teine, kolmas, 4. Ja ilma pikema sissejuhatuseta seekord siis vaatame, mis on need sõnumid sinu teejuhtidelt, mida sa võiksid praegu teada. Ärme piira seda kuidagi, ükskõik mis siit läbi tahab tulla, kas sulle isiklikult midagi, kas sinu suhte kohta, sinu spirituaalse teekonna osas, ükskõik mis siit siis tuleb. Ja grupi valik, see on siin esimene, teine, kolmas ja 4. grupp. Nihutan need ära siit. Nii, esimene grupp. Vaatame, mis sinu kaardid on, teie, kes te valisite esimese grupi. Tule 10, tõll, sõdalas naine, kas sa oled vastanud oma kutsumusele? Tähevaatleja, sea kõrgemad eesmärgid endale. Jumalik naisprintsiip ja leppimine, taas kokku tuleks soovituslik. Okei, nii, esimene grupp. Esimene grupp on siis tegemist siin. Sina, kes sa valisid esimese grupi, võta nii, kuidas resoneerub, aga siin on sul mingisugused karmalised protsessid, karmaline tsükkel, mis on tegelikult läbi saanud, aga väga võimalik, et sa oled jätkuvalt selles kas suhtes, töökohas, situatsioonis või meelelaadis, mis on vana, mis on iganenud ja mida sa oled tegelikult valmis langetama ja su teejuhid ütlevad sulle, et sul on turvaline langetada need koormad. Tule 10 on tsükli lõpp, see on keegi, kes on kinni meele järgi olemises ja teiste teenindamises. See on keegi, kes kannab mingit laadi suguvõsa või ühiskonna mustrit, et ma pean seda kõike ise tegema. Või siis teed sa mingisuguseid asju, mis sind kurnavad, väsitavad ja hoiavad sind lahus sinu kõrgemast minast. Sa püsid mingisuguses situatsioonis, mis ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks. Teisisõnu, sa oled valmis lahkuma sellest karmamustrist. See võib tähendada, et sa tegelikult tunned kutset, sa tahad lahku minna sellest suhtest, mis on su karmaline suhe. See õppetükk, see tsükkel on läbitud. See võib olla, et sa oled valmis vahetama töökohta, sellepärast, et see ei mõju sulle enam hästi ja see õppetükk on sul läbitud. See võib olla see, et sa ei ole suutnud leida oma häält ja kõneleda oma tõde, et muuta mingisugust mustrit sinu olemasolevas suhtes või elus ja kus sa ise tegelikult saboteerid ennast ja see ei olegi nii väga siis teiste inimeste pandud koormad sulle, vaid see on sinu enda iganenud vana meelelaad, mis hoiab sind siis väsinuna. Aga tõenäoliselt, kui sa sellest teadlik ei ole, siis sulle tundub, et teised on asetanud sind sellesse positsiooni, olgu see teine siis sinu partner, sinu lapsed, sinu ülemus, sinu eks või siis seadus ja ühiskond. Nii et siin on tubli annus ohvrienergiat, millest sul on võimalik välja liikuda. Kogu see lugemine käibki selle ümber, et sa oled tegelikult, sul on olemas see jõud ja su teejuhid soovitavad siis unistada, soovida, liikuda oma hinge peatee suunda. Ma näen ka seda, et
sa oled jumaliku naisprintsiibi kehastusega, aga see on sinu teha, kas sa tuled välja sellest faasist ja sellest elustiilist, kas sa sead need kõrgemad sihid, unistused, soovid, plaanid ja sa asud neid ellu viima, kas sa liigud otsustavalt edasi oma unistuste suunda, selle käigus siis leides enda sisemise väe, sõdalas hinge, võttes välja selle mõõk esindab siis sinu vaimujuhatust, kõrgemat läbimurret ja ka tugevust ja julgust lõigata läbi need köidikud, mis sind tagasi hoiavad, mis hoiavad sind keskpärasuses, mis hoiavad sind mugavuses, mis hoiavad sind stagnatsioonis. Võta see, mis resoneerub ja siin on sul soovituslik siis leppida võib-olla sinu jumaliku paarilisega, kellega te olete lahku läinud. Et siin on siis sõnum, et on soovituslik uuesti suhelda ja kokku tulla. Kuna siin on need mõlemad kaardid, kaksikleegi jumalik naisprintsiip ja taas kokku tulemine, siis mul on tunne, et sa oled tegelikult kaksikhinge teekonnal ja sul on see sinu jumalik paariline kusagil distantsil sinust. Ja kõige kõrgem plaan on see, et te tulete millalgi kokku. See on kõigi kõrgem hüvang, aga eelnevalt pead sina siis seadma endale tegema tegelikult otsuse. Sa pead otsustama ja julgema unistada millestki enamast kui see, kus sa hetkel oled ja siis ühtlasi hakkama tegema ka neid füüsilise reaalsuse samme, mida esindab siis tõll. Tõll on selline puhas jõuenergia, suund ja missioon, liikumine oma soovide elluviimise suunda, mis on siis selle lugemise keskmes. Ja sa ei pea muretsema sellepärast, et kui sa vastad, kas sa oled vastanud oma sügavaimale kutsele, hingekutsele, et sinu sees on olemas see vägi, aga praegu ma näen, et sa kahtled, praegu sa oled veel segaduses või sa oled sellises kohas, kus sa ei ole päris kindel, kas kuulata oma kõrgemat juhatust või püsida situatsioonis, kus sa hetkel oled. Nii, aga see on siis esimene grupp, teie sõnum. Teine grupp. Ja sinu kaardid on siis järgnevad. Keisrinna, õigus või õiglus, vabadus, kütt, tuvasta oma sügavaimad hirmud ja sügavaimad ihad, tsüklid ja uuesti sünd ja rahulolematu. Teine grupp. Sõnni energia tuleb siit läbi ja kaalude energia tuleb läbi, ühtlasi amburi energia. Ja sa kuulaja, siis ma näen, et sa oled rahulolematu jällegi siis sellises tsüklis, mis on jõudmas siis kulminatsiooni. Sa tahad õiglust jalule seada. Osadele teist see võib tähendada abielulahutust. Ma olen otsekohene, ma olen konkreetne. Osad teist on lahutamas oma pikalt kestnud abielu ja see tagab sulle vabaduse hakata liikuma siis
oma tegelike soovide ja hingeplaanide suunda, et sa saad hakata tegema, mida iganes sa soovid, on siis sõnum su kõrgemalt minalt. Ma näen siin taustal delfiine, võib-olla on sul side ja seos Siriusega, võid seda vaadata, võid uurida või siis võtta seda kui järjekordset märki, et see on sinu grupp ja sinule suunatud sõnumid. Teised teist on siis teekonnal, osad siis, kes on olnud abielus emana, abikaasana ja see on sõnum, et sa oled liikumas vabadusse, vabastamas siis ennast suhtest, mis enam ei rahuldanud sind ja läbimas uuesti sünniprotsessi, mis on kindlasti selline murranguline aeg sinu elus. Aga teised teist on, kes on siis jumaliku suhte teekonnal, oled sa siis jumaliku naisprintsiibi teekonnal ja kogemas praegu sellist tsüklit oma isiklikus elus, mille läbimine tagab sulle suurema rahulolu ja vabadustunde. Aga sõnum sulle on siis seotud siin sellega, et sa pead tuvastama, mis on su sügavaimad hirmud. Mis on need hirmud, mis hoiavad sind tagasi, mis on need hirmud sinu sees, mida sa ei ole veel tuvastanud ja tervendanud. Võib olla ka see teie, kes te lahutate, et muidugi sul on sellega kaasnemas täielikult uus eluetapp ja see toob sinus esile väga palju hirme, mille olemasolust sa ka eelnevalt ei olnud teadlik. Aga lõppude lõpuks see kuulub meie kasvu ja arengu ja spirituaalse teekonna juurde. Suures osas spirituaalsus ongi see, mida me teeme oma valuga, mida me teeme oma hirmuga. Kas me väldime ja põgeneme nende eest või me läheme julgelt ja kartmatult nende sisse ja hakkame neid transmuteerima? Kas me hakkame alkeemikuteks ja selle käigus kogedes siis muutunud teadvust, avardunud teadvust, mis tegelikult ongi jumaliku naisprintsiibi maagia ja võime, mida mul on tunne, et sina praegu oled avastamas, kogemas või alustad selle tegemist. Ühtlasi see kütikaart kõneleb ka seksuaalsusest ja teisest tšakrast, sest et küti energia on ka siin seotud põdraga ja see on alati seotud suure sügava seksuaalsusega. Et võimalik, et sul on siis sinu seksuaalsus avanemas sügavamal kujul. Sa oled selle käigus, et sa oled silmitsi seisnud oma suurimate hirmudega, oled sa ka lähemale saanud ühendusse oma sügavaimate ihadega. Ma tunnen juhatust, et ma võtan teile grupp 2. Võtan siit mõned kaardid juurde, palume grupile 2. Maaelemendi kuninganna. Sa oled olnud kinni sellises stabiilse abikaasa energias. Sulle on väga oluline olnud turvatunne ja turvatunnet on sulle loonud sinu oma isiklik aed, sinu isiklik kodu, sinu abikaasa roll, sinu materiaalne stabiilsus, mille on taganud sulle siis see pikaajaline suhe. Kui see ei ole sina, see on üks osa teist, siis lihtsalt oled sa väga maise fookusega ja ma näen, et see transformatsioon on sulle täielikult sinu senisest elemendist välja tõukav, sest olles rohkem maaelement, sõnn Kaljukits Neitsi, on sinu jaoks siis transformatsioon. See ei ole päris sinu element, eks ju. Sa tunned ennast mugavalt ja koduselt, maiselt, stabiilselt, aga tea, et selle siis varjukülg ongi stagnatsioon. Et kasv ja areng ei ole kunagi mugav ja kunagi see ei ole turvaline.
aga see on sul hingeplaanis, see on sul hingeleping, et sa teed selle läbi. See kõik, mis su elus praegu toimub, kellel siis on see lahutus, kellel on siis enda vajaduste, enda õiguste eest seismine selles olemasolevas suhtes või situatsioonis, siis see on tegelikult kõrgemalt poolt suunatud ja juhitud. See on vajalik sul arenguks, sest et sul on siin hingeline suhe kellegi hingesugulasega või kaksikhingega, side, mis ulatub möödunud eludesse, side, mis toob sulle palju rõõmu, palju lähedust, lapsemeelsust. Ja sul on üks eluetapp on läbitud. Võimalik, et see inimene, see hingeside või kaksikhing on sul teises riigis või lihtsalt suure distantsi peal. Ja te olete praegu siis läbi tegemas seda iseolemise ja üksinduse hirmude etappi, ka materiaalsete hirmudega silmitsi seismist, et minna uuele algusele oma elus. Jah, aga selle käigus ainult läbi selle jõuad sa oma väesse, oma magneetilisse naisenergiasse, et see siin on siis sinu kõrgem potentsiaal, mis sul on võimalik realiseerida, aga selleks, et see läheks käiku, et see teekond läheks käiku, pead sa kõigepealt siis vabanema aegunud lepingutest. Pead sa julgema minna siis seda teekonda, et saavutada oma vägi. Nii, aga see oli teile grupp number 2. Grupp number 3. Kolmas grupp ja sinu kaardid. Hiromant, muusika, reisija, rändur. Seisad iseendal ees ja austa. Nii, grupp number 3. Ma tunnen, et sina oledki see isik siin selle kaardi peal. Võib-olla teil on välimuselt sarnasust. Võib-olla sa oled selline vaba hing, reisija, natuke hipilik, natuke boheemlaslik ja samas vägagi leidlik, spontaanne ja loominguline inimene. Sulle meeldib vahetada asukohti, sulle meeldib avastada uusi kohti, uusi võib-olla reisisihtkohti. Kuidas sa praegu hakkama saad praegu, kus reisimine on takistatud, sest ma näen, et oma hingelt oled sa rändur. Aga lõppude lõpuks kõik, kes rändavad, nad otsivad kõik ühte ja sama asja, nad otsivad sügavat ühendust iseendaga ja nad otsivad sügavat rahuldust iseenda kehas, iseenda nahas. Reisides ja piirsituatsioonides ja uutes situatsioonides olles lihtsalt me kogeme rohkem siis sellist egovaba olekut, uudsust, me tuleme välja oma rutiinidest, oma mustritest ja mugavustsoonidest, see justkui aitab kaasa muutustele, transformatsioonile ja uutele mõtetele ja ideedele. Aga siin on midagi sinus, on see sõnum, et sa kuidagi ise takistad oma soovide realiseerumist. Sinu enda sees on praegu mingi harjumus, mingi mõttemuster, kuidas sa takistad oma läbimurret,
selles olukorras, kus sa praegu oled. Sulle võib oluline märksõna olla muusika. Sinu ühendus muusikaga on tervendav sulle ja ka teistele. Muusika kui märksõna, võib-olla sa tegeled muusikaga. Kirjuta mulle kommentaaridesse, kuidas see resoneerus, aga igal juhul sul on reisimise ja muusika talent ja need on väga tähtsal kohal sinu selles elus. Ma tajun, siin on sõnni ja kaksiku energia. Aga siin on, ma võtan mõned selgitavad kaardid teile, grupp number 3. Siin on midagi eneseaustusega ja teiste austamisega. Sul on austuse õppetükk. Vaatame, mis asi see austamine on. Jah, siin ma natuke tajusin, sul on, sa ei austa raha. Sul on kusagil sügavad puudusteadvuse sellised juured, millega sa peaksid tutvust tegema, et neid vabastada, sest et kuigi sul on need talendid, siis see puudusteadvus takistab sul läbimurret sinu talentide juures. Et tundub, et sa oled andmine, saamine ja teiste inimeste panuse austamine on siin praegu märksõnad. Kas sa oled praegu läbimas oma elus sellist etappi, kus sul on olnud rahaliselt, finantsiliselt ebakindel, rahalised raskused? Võib-olla sa mõtled, et sa ei saa lubada endale oma loominguliste kirgedega tegelemist. Ja ma soovitan sul leida meetod, kuidas sa saaksid ületada seda puudusteadvust, oma blokeeringuid seotud küllusega ja suuremeelsusega. Sul on vaja leida endas suuremeelsus ja hakata austama raha. Siit tuleb ka lõvi energia, vastupidamine, tugevus. Selleks, et saada see lõpptulemus, mida sa otsid ja millegipärast ma tunnen, see on seotud sul ikkagi loomingulise eneseväljendusega. Et sa oled mingit laadi artist. Et jõuda siis selle rahuloluni oma eneseväljenduses, oma loovuse väljenduses, on sul vaja kõrvaldada sind ümbritsevad konfliktsed inimesed. Siin on liiga palju inimesi, kes ei soovi sulle head, kellel kõigil on oma arvamused ja kes on madala vibratsioonilised. Liiguta ennast ära nendest seltskondadest ja töötagi oma suuremeelsuse kallal, et see võib olla see, et kui sa käid poes, kui sa käid kohvikus, anna tippi, anna jootraha, hakka uurima oma suhet rahaga, hakka kõrvaldama hirme seotud rahaga, hakka austama oma andeid, hakka mõistma, et sinul on anne, siis teised inimesed maksavad selle ande eest. Eks ole, et kõik on energiavahetus ja peab olema balansis. Ja sul on siin soovituslik leida endale keegi tervendaja, spirituaalne õpetaja. Ta on tulemas su ellu, kui ta juba ei ole tulnud, kas mõne kursuse, koolituse või tervendusseansi kaudu, kes aitab sul siis lahendada selle võimalik, et sinu suguvõsa liinis edasi antud selline karmaline nagu puuduse uskumus sinu süsteemis. Palju on siin sinist värvi, oma tõe kõnelemine ja kolmanda silma avamine. Sul on vaja natuke võib-olla muuta oma uskumusi, et leida see tõde, leida selline uskumuste süsteem, mis toetab siis
soovide realiseerimist, muusika ja reis ja liigu teise suunda. Ja ma tajun, et see teise suunda liikumine ongi just nimelt teistmoodi mõtlema hakkamine, teha muudatus oma iganenud mõttemustrites. Ja see oli siis sõnum sulle, grupp number 3. Grupp number 4. Vaatame, mis on sinu kaardid. Transformatsioon, eriarusaamad, tingimustesse takerdunud, vormi muutja, transformeeri oma andeid ja paljasta oma talente, trumm, teekond ja unistamine, tantsi koos eluga, tee midagi, et muuta oma energiat ja müntide rüütel, sõnneitsi kaljukits. Neljas grupp. Ma tajun, et ka sinul natuke isegi on need sarnased, kõikidel gruppidel on natuke sarnane selline energia, et kõigil on siis kutse ja toimumas transformatsioon nende senises olemise viisis ja kõrgem mina kutsub neid siis vahetama reaalsuseid, muutma oma mõttemustreid, vabastama oma seniseid mõttemustreid, et liikuda rohkem siis voolavaks. Elutants, transformatsioon. Ka sina oled siiamaani olnud stabiilne, stabiilsusele orienteeritud maaelement. Kui sa ei ole maaelement, siis sa oled lihtsalt inimene, kes pigem on hinnanud läbimõeldust ja loogilisi samme ja ma olen päris kindel, et see aasta 2020 ei ole sulle arusaadav sinu loogikaga, eks ole, et nii nagu väga paljudega ka sind on see kutsunud sügavamalt avama oma kolmandat silma, oma intuitsiooni ja otsima siis endas uut viisi, kuidas olla, õppimaks uusi viisi, kuidas elada, kuidas töötada, kuidas suhelda. Ja ma näen, et siin taustal on siis kinni jäämine mingisugustesse välistesse tingimustesse. Sa vaatad liiga palju oma välist füüsilist reaalsust ja näed seal takistust, ehk sa näed kontrasti. Ja senikaua, kui sa silmadega vaatad seda kontrasti, siis sa näed, et sa ei saa edasi liikuda, et sul on takistus tee peal. Ükskõik, kas see kontrast on siis sinu partner, inimene, kellega sa suhtes oled või läbi käid või sinu töökoht, või siis see maailma situatsioon, kus me praegu oleme, või majanduslik situatsioon. Aga see mõte ongi see, et see kontrast hakkab alati olema. Kontrast on alati ja ainult kontrasti tingimuses me õpimegi muutma oma sisemaailma. Transformatsioon sünnibki alles seal, kus me ei saa välist muuta, vaid me peame õppima oma energiat muutma. Õppima siis tantsima koos eluga. Ja esimene asi sulle ongi soovituslik muuta oma füüsilist seisundit. Et kindlasti see transformatsioon toob kaasa sinu hirmude esile tuleku ja ma alati ütlen inimestele, kui sa koged hirmu, kui sa koged erutust, kui sa koged mingit laadigi emotsiooni, mis emotsioonid on kõik hirmupõhised energiad, siis tõuse püsti, muuda oma asendit, hakka tantsima, mine tualetti, mine jooksma,
võimle ehk muuda oma kehakeemiat, sellepärast et meie emotsioonid asuvad meie kehas. Et püüa regulaarselt siis muuta oma kehakeemiat läbi füüsiliste liigutuste. Et siin siis konkreetselt on midagi seotud tantsimisega. Sa ei pea tingimata tantsutrenni minema, sa võid ka oma kodus, oma elutoas panna muusika mängima ja tantsida. Sa võid minna lihtsalt õue jalutama, aga ma näen, et läbi selle füüsilise keha liikuma saamise sul tegelikult on siin talendid minna sügavale meditatsiooni, sügavale muutunud seisundisse, kus sa suudad tegelikult mängida oma perspektiividega. Võib-olla oled sa unes rändaja, võib-olla sa liigud erinevates reaalsustes, võib-olla sa oled ääretult muutlik ja paindlik inimene, et selle maisuse all on sul tegelikult selline šamanistlik võime transformeeruda siis igas ruumis, igas seltskonnas, igas keskkonnas, võtta siis erinev roll, erinev kuju, erinev energia. Et ma näen siin peal on kotkas, on rebane, on hunt ja on madu. Et siin on igal juhul on sinus siis avaldumas sinu mingid uued anded. Et kui sa oled küsitlenud, kogenud võib-olla sellisi kummalisi võimeid või kogemusi, spirituaalseid kogemusi, siis see on kinnitus sulle, et jah, sul on see võime muuta vormi. Ja soovituslik on sulle, võib-olla siin on midagi trummidega, soovituslik on võib-olla kuulata kas või siis šamanistlike trummide muusikat YouTube'is, kui sa lähed meditatsiooni, sest ma tajun, et sul on väga hea võime tegelikult minna sügavasse meditatsiooni ja sealt saada lahendused ja vastused. Transformatsioon. Et ma tunnen, et sinus on niivõrd palju enamat, kui sa julged uurida oma välise persona, kes on siis see müntide rüütel, kes on kõige stabiilsem ja kõige aeglasemalt liikuv element, kõige maisem, pragmaatilisem. Ja ma tunnengi, et seesama oma teise külje avastamine on see, mis on praegu sul kaartides. Transformatsioon. Eri arusaamad tingimustesse takerdunud. Ma vaatan selle kohta korraks ka veel. Väljatulek siis loogikast ja sundmõtetest, tingimuste vaatlemine, mis põhjustab sulle kannatusi. Kui sul on suhe ja sul on konfliktid suhtes, siis see on sõnum sulle, et sa vaatled liiga palju, mida teine inimene teeb valesti ja sul on soovituslik minema kõndida sellest situatsioonist, sellest mõttelaadist. Siin on sellist, võta nii, kuidas resoneerub. Kas sul on lõppenud siin mingisugune suhe inimesega, kellega te ei saanud ühele leheküljele? Keegi, kes oli väga suletud või oled sina see, kes praegu hoiab tagasi ja kes on kinni siis tingimustesse takerdunud ja paigalseisus selle tingimusega. Kui sul on oma inimesega konflikt, siis tea, et see transformatsioon on lihtsalt ühe otsuse kaugusel. Sa saad muuta oma perspektiivi. Jah, siin on soovituslik püsida selles olukorras, sest et ma näen, et sa oled otsinud lahendusi, sa oled otsinud väljapääsu ja praegu sul on soovituslik terveneda, liikuda sissepoole, võtta siis ikkagi see rännak enda sisse, oma alateadvusesse, mängida nende perspektiividega
ja suhelda siin, sul on paar sõbrannat, sinu enda kommuun, sinu usaldusväärsed inimesed, kes tahavad sind toedata, kes tahavad sind aidata. Ja sul on tulemas siis uus romantiline tsükkel mingi aja möödudes. See võib olla seotud siis tööga. See võib olla keegi kolleeg sul. See võib olla tuleelement ja see võib olla õhuelement. Aga jällegi, siin on kõik seotud isikliku arenguga. See on liikumisega siis sellisest loogilisest maisest 3D mõttelaadist tulekuninganna ehk vaimukuninganna energiasse. Aga ma loodan, et saite juhatust, saite selgust, saite meelelahutust. Kui see nii on, siis kirjutage mulle kommentaar, pange like ja kohtume järgmistes videotes.